Siin me kuulsime palju selliseid loosunglikke suuri sõnu, et olen kaardistanud ja probleeme on palju ja mida kõike nüüd me hakkame tegema. Aga meil on tegelikult Eestis üks perearst, see on Tõstamaa perearst Madis Veskimägi, kes on just hiljuti 13. aprillil 2025 kirjutanud pika artikli 16 näidet, mis paljastavad Eesti meditsiini tegelikult probleemid. Ja seal on tegelikult toodud välja probleemid ja näidatud ära ka lahendused, et tegelikult võtaksite ta endale nõunikuks ja siis ta ütleks teile, mida peaks tegema, aga teie algatusel visati ta pigem kunagi perearstide seltsist välja, sest ta oli liiga aus ja rääkis ära, mis on päriselt probleemid. No selge, meie tervishoiusüsteem on ju täpselt nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli ja see kõige nõrgem lüli on siinkohal ju minister, et mitte arstid, õed, perearstid, kes kõik oma igapäevaselt oma rasket tööd inimeste terviseprobleemide lahendamisel teevad. Ja põhjus on väga lihtne. Minister Jolleri näol ei ole meil tegu ju ministriga, vaid meil tegu poliitaktivistiga, kes on sattunud ministriks ja seetõttu meil ei olegi lootust, et tema juhtimisel meie tervishoiusüsteemis midagi paremaks läheks. No näide sellisest poliitaktivismist oli hiljuti sotsiaalmeedias üks teine perearst, kes kirjutas, sekkus siin, võttis suutäis veel teatud poliitilisel teemal ja nimetas inimesi riigireeturid, sovjetikummardajad, skisod ja muidu mõrapead. No vabandust, kui üks arst kasutab inimeste kohta sõna mõrapea, siis tekib tõsine küsimus, kas selline arst üldse sobib arsti ametisse või kui ta ütleb skiso, mis on ilmselgelt ühe kliinilise haiguspildi stigmatiseerimine ja halvustamine ja mis näitab ju tegelikult täielikku empaatia puudust ja ilma empaatiavõimeta arstid on, nagu ajaloost teame, milleks iganes võimelised. Ja arstid peaksid tegelikult olema üldse esimesed, kes poliitikas end ei positsioneeri, sest muidu me saamegi niinimetatud staarperearstid, kes on poliitilise võimu eeskõnelejad, nii tundmatute ainetega massvaktsineerimises ehk osalemises inimkatsetes või siis tuulikutest tulenevate tervishoiuprobleemide üleolevas pisendamises, mis on jälle inimkatsed ja sotsiaalne eksperiment. Ja tasuks siis selle eest muidugi riigisüsteemis edutamine, esialgu arvamusliidriks, kes loomulikult arvab seda, mis ideoloogiliselt on vaja rahvale peale suruda ja tervise küsimustes on vägagi kasulik riigivõimul omada kreatuure, kes silmagi pilgutamata, kas või rasedatele ja rasedatele ja imetavatele emadele neid läbikatsetamata vaktsiine sisse süstiks, sest neil on veits poogend tegelikult, kas see eritub läbi platsenta lootesse või rinnapiima siis vastsündinutele. Sealt edasi premeeritakse selliseid arste heade kohtadega Riigikogu valimisnimekirjades ja kui on läbitud edukalt ka truudusvanded valitsuse poliitikate kindlustamisel, kuulutades kõik arvamused, mis lähevad vastuollu valitsuse poolt normiks kehtestatud ideoloogiatega, kuulutavad need väärinformatsiooniks, siis nagu juures olevalt pildilt näha võime, praktika on tõe kriteerium teatavasti, saavadki niinimetatud perearstid ülendatud koguni ministri ametisse. Milline tähelend, eks ole, tehke järele või makske kinni. Seda kinnimaksmist me näeme praeguse poliitilise kliki võimutsemise juures ju igapäevaselt. 2,6 miljardit tuuliku ärimeestele kõlbab propagandat Terviseameti lehel perearstil teha küll, et tuulikutel pole häda muud midagi, kui et nad ajavad inimesed lihtsalt närvi, kujutate ette, eks ole, miljardeid häädemeesteni kulgevasse rahapesuprojekti või siis tervelt 5% rahvateenitud majanduslikust koguproduktist oma sõpradele kaitsetööstusse pole probleemi. Ja siin me nüüd oleme. Väga suurt ja väga olulist valdkonda on pandud juhtima inimene, kes on truu ja ennast ideoloogiliselt tõestanud parteisõdur. Perearst, keda patsiendid on hinnanud kõigest 1,5 punktiga 5 palli süsteemis ja kelle arvamused sealsamas patsiendi portaalis on väga negatiivsed praeguse ministri suhtes. Ülbe eneseimetleja näiteks, abi ei saanud, ei saatnud analüüsidele, ei mõõtnud vererõhku, ainus soovitus oli, et guugeldage abi saamiseks. Väga ebameeldiv kogemus. Ma võtan lisaaega ka.
ja Kolm minutit lisaks. Just, aitäh. Ja lapsega arsti juures käies siin keegi räägib, et mainis põletikulist protsessi, perearst Jolleri vaevunud isegi üle vaatama, olukorda aga päästis kirurgilise sekkumisega teise arsti poolt ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja küsimus ei ole siinkohal ainult mõnes sõnas või väljendis, mida siis minister on praegu öelnud niimoodi välja, see võib olla mingi kommunikatsioonihäire või mida iganes. Küsimus on suhtumine patsient ja inimestesse. Ja sellise suhtumise ja nägemusega tervishoiuteenrist on saanud nüüd kahjuks võimaluse, see inimene on saanud kahjuks võimaluse süsteemi oma äranägemise ja suhtumise järgi korraldada, mis patsiendi ja rahvatervise seisukohalt ilmselgelt saab olema hävituslik. Ja see valdkond, millest Karmen Joller on vastutav, on väga lai, see on lisaks tervishoiu valdkonnale ka veel sotsiaalvaldkond, selles vallas ministril paraku puudub paraku nii elu kui töökogemus ja arrogantne suhtumine lööb ka siin läbi, selle asemel, et end valdkonna probleemide ja muredega kurssi viia, jätab Karmen Joller ära seni toimunud regulaarsed kohtumised puuetega inimeste kojaga. Ja lihtsalt ütleb, et muidu ma põlen läbi. Muidugi põled läbi, kui oled arvanud, et õigel poolel kõvasti ideoloogiliselt propagandat teha, kui ainult partei käsib ja kõigele turja ja säärde karata, vaenata ja kõvahäälselt sinu partei vaenlasteks kuulutatud sarjata ja sildistada, et tõesti, kas sa arvad, et siis ministriks saanuna jätkub sama õnnis seisund, et andis partei amet ja annab ka mõistuse? Ei. Et minister rapsib siin oma küündimatuses ringi nagu tummleilis, emosse ei tohi eestlane oma hädaga enam pöörduda, peletame eemale stiilis köha ja punn. Mis siis, et köha võib olla ka infarkti üks sümptomeid ja punn ohtlik nahavähk. Aga ära tule tülitama. Aga miks inimesed lähevad emosse, sest võib-olla on neil perearst nagu praegune minister, keda ei huvita, või perearst, kellel on veits poogen ja kes ütleb, et sa oled rahva vaenlane ja sa oled mõrapea, ära tule mulle siia oma peahaavaga. Et ega siin polegi midagi, et selles olukorras, mida minister Joller oma ebakompetentsuse tasandil on tervishoiusüsteemis nüüd ellu viimas, nüüd tuleb tegelikult valitsusel vist tõesti haarata viimasest õlekõrrest, nagu me oleme kuulnud, et hakatakse ette valmistama eutanaasia seadust, ehk et pole patsienti, pole probleemi. Töö selle nimel igatahes käib, seltsimehed. Või siis, minnakse, lähme laste kallale ka, et vaktsineerime need lapsed ära nii kui nii, kas või siis, kui vanemad on vastu. Et neid näiteid on nii palju ja nii palju, et tõesti, et kui kuulutatakse siin nurmenukutee, hanerassi ja homöopaatia libameditsiiniks, mille vastu tuleb seaduse jõuga võitlema hakata, samas soovitab minister kõigile endale haigusi ja ravi guugeldada, enne kui alandlikult perearsti julgevad tülitada. Et ega siis selles olukorras ei olegi midagi teha. Mina arvan, et 2 aastat see minister meil siin vastu ei pea. Ja ma arvan, et 2 aastat tema juhtimisel tervishoiusüsteemi reformida saab ainult halvemaks minna. Aitäh!